Mul lemmikasi elus, nagu üldse, kõige lemmikum, on see, et kõik on suhtumise küsimus. Vaata, me ei pea mitte sittagi oskama. Tegelikult on päris hea. Ei ole nagu pinget. Ei pea oskama. Loeb ainult see, no, kuidas me nagu peale lendame, on ju? Kas me kehtestame ennast? Palju meil tahtmist on? Need on asjad, mis loevad. Näiteks ma läksin restorani, on ju? Astusin ukse pealt sisse. Esimene laud, mida ma märkasin, nagu kohe otse ees niimoodi oli, seal oli 3 kulturisti. Ma ei tea, kas te olete kunagi näinud? Niimoodi kulturiste. Vabas looduses. Mingit järelevalvet, mitte midagi polnud. Lihtsalt istusid seal, saad aru, nad on täiesti teistsugused inimesed. Neil on kõik on nii paigas, kõik on nagu planeeritud, saad aru, nad jälgivad, vaata, kus neil toit lauale tuleb, palju nad söövad, trenni peavad tegema, nad jälgivad magamist, kõik on nii paigas, süsteem. Saad aru, neil olid nii laiad õlad, nad istusid 3-kesti, ma isegi ei näinud lauda. Lihtsalt, kuidagi see niimoodi, ja siis nagu võtsid, nagu, siuke tunne, nagu nad oleks kõik koos söönud, nagu samal ajal võtnud ampsu. Ilmselgelt, kohe kui ma seal nägin, ma ei kehtestanud ennast. No mul ausalt tõi jonni jahedaks. Ma nagu, ma istusin isegi niimoodi, ma ei tahtnud neid isegi näha. Mind seal pool nad jäid mu selja taha, vaata mul polnud see nädal nagu trenni jõudnud, mul polnud vaja selle sitaga tegeleda. Istusin, on ju, sõin vaikselt ja siis kuulan, kuidas nemad söövad ja noh, need hääled on nagu hundid. Siis olen seal, vaata. Siis kuulen, et keegi hakkab nagu püsti tõusma. Vaatasin Ott Kiivikas. Ma ei tea, kas te olete näinud? Otti oma silmaga. Ta on nagu kõige suurem, väiksem tüüp. Keda me alles näeme? Reaalselt sa näed teda selja tagant, sul on see, et kuule, see väike poiss on maru heas vormis. Siis ta keerub ümber, sul on see Ott Kiivikas praegu. Sa arvad, tal oli nagu, kui ta püstib, sa arvad, tal oli see biceps oli ka nii suur, kuidagi käsi oli nii lai, et tekkis nagu optiline illusioon, nagu käsi oleks hästi lühike. Päris ta tõusis püsti, sa arvad, Kiivikas nägi siuke välja, kui tuleb Telo kõne ära ja Telo taskus on nagu kaevu põhja. Ta ei saa seal kunagi kätte. Kiivikas tundub nagu tüüp, et keegi teine paneb tal püksi rihma kinni. Ta lihtsalt seisab selle. Sa tuligi püsti ja siis nagu lasi üle terve resto. Lihtsalt üle terve restorani pani siukse. Ja mul oli see, et vaat niimoodi vana lõvi kehtestab ennast. Ikka möörgab. Alfa. Siis ta tegi seda vaata niimoodi ja siis sellest samast lauast tõusis see mingi teine kulturist püsti. Siis ta läks Kiivikas selja taha, võttis talt niimoodi ümber kinni. Ja siis oli nagu niimoodi heia, 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 heia. Ja mul on nagu see, et nad pole veel otsustanud, kumb alfa on. Vaata, Kiivikas oma peas arvab nagu, et ta on alfa, vaata on nagu. Aga see teine tüüp on seal nagu mingi, kas alfa laseks endaga nii teha või? Ei. Lihtsalt läbi Kiivika keha ka seal. Siis ma vaatan seda pealt, kus see toimub. Ülikaua kestis. Päriselt, mul hakkas nagu kaelale juba, tead, ma ei nagu seal... Tead, kui oled vaata tooli peal keerad ennast ümber. Lihtsalt jõllitasin neid. Mul oli nii kaua aega neid vaadata ka. Nii kaua aega. Ma hakkasin nagu detaile juba märkama. Üks asi, mida ma nägin, ma vaatasin, mul oli siuke tunne, et kuule,
Kiivikal vist midagi kurgus. Kiivikas vist lämbub praegu. Ja see on mul hakkas väga piinlik. Sest vaata, ma olen igasugust erinevat esmaabi koolitust nagu läbi. Ma oskan igasugust esmaabi nagu. Aga üks asi, vaata, mida on mulle selgeks teinud. Kuidas ma nagu ära tunnen. Sa kui ma oleks Kiivikaga kahekesti seal olnud. Ta olekski lihtsalt seal mingi... Pärast loen uudistest, Kiivikas langes. Mõtlen, ma vist olin seal või? Teine asi, mida nad kunagi esmaabis mulle selgeks teinud, on see, kuidas ma nüüd nagu, kui ma näen, et keegi ei saa hakkama, et kuidas ma nagu lähen, kuidas ma tõttan appi. Mis ma teen? No seal koolitustel on hea lihtne, sul on see nukk seal maas, sa oled seal mingi, stõnge lähe. Aga nüüd, kui sul on nagu päris elusituatsioon, sul on 2 gorilla. Lihtsalt. Üks paneb. Teine on seal taga. Kuidas ma lähen sinna nagu mingi aukutid? Laske mind siia vahele, ma tegelikult... Ma tean, kuidas see käib. Nad teevad mu katkise. Ja ma tegin seda, mida me kõik oleks teinud. No, ma lihtsalt vaatasin. Mul oli, et kõik mängijad on väljakul. Sõru Kiivikas lämbus üli kaua. Nagu haigelt kaua pidas vastu. Reaalselt ta lasi vahepeal isegi nagu selja nõgusaks. Või nagu sa nagu naudid lämbumist. Sa teevad seda asja, vaata on ju. Lõpuks saavad nagu lihatüki kätte, vaat see lendab niimoodi suust. Ja siis ma mõtlesin tegelikult suht naljakas, nagu, et Kiivikal on nagu süües ka spotterit vaja. Mis ta läks selle kahvliga rekordit panema seal või? Lihtsalt tõstis järjest rohkem liha kahvli otsa, vaata. Ise hakkas ka juba kõhklema, ei tea, kas jaksab nii palju neelata. Sõber oli lauast mingi, Ott, ma julgestan sind. Tegelikult oligi seal taga rohkem nagu Ott, press! Eesti rekord, kõige suurem ots! Tea. Huvitav, kas sellepärast nagu Kiivikas seda jogurtit nii palju promobki või? Ei nagu päris, mõtle, kui palju sa saad neelata sa. See ei jää kunagi kurku kinni. Nii palju jogurtit neelata. Sõrve, see võikski olla see reklaam nagu. Tead, kus Kiivikas on selle kaamera ees, siis jogurt on käes seal, vaat. Siis on seal mingi, head sõbrad. Tere, minu nimi on Kiivikas. Ja see siin on proteiinijogurt. Kui sa oled üksi kodus ja sul pole julgestult. Siis lihtsalt hakkab neelama lihtsalt. Kui te töötate reklaamiagentuuris, varastage ära. See oleks haige klipp. Aga vaata, ma ütlesin alguses, kõik on suhtumise küsimus elus. Ainu. Kui see kõik toimus, siis ma sain teada, et mina ja Kiivikas, me oleme täiesti erinevad inimesed. Nagu täiesti erinev mentaliteet. Kiivikas on nagu tšempion. Kui ma oleksin Kiivika nagu kingades olnud, ma olen mingi 3 minti restos. Samal ajal, kui mingi tüüp lihtsalt trukib mind tagant. Ma ei taha, mu enesekindlus on seal kohas, kus ma patsutan see tüüp õlale, mul on see, et aitäh, et ma elu päästsid. Ja siis lihtsalt viskan mingit sulli lauale, ma olen kadunud.
ma ei oota arvet, nalja teed, ma haihtan. Kiivikas pole siuke tüüp. Saad aru, mida tema tegi, oli see, et ta tuli resto keskele. Vaatas kõigile otsa. Ja siis oli lihtsalt nagu mingi, et head sõbrad. Tere, minu nimi on Ott Kiivika. Ja mida siin praegu nägite, oli Heimlichi manööver. Ja seda on mõelnud kõik seal mingi istuma ja mingi... Kuidas sa meid koolitad? Nagu saad aru, mis enesekindlus sul peab olema või? Lihatükk peaaegu võttis su elu. Saad aru, said lämbumise äärel. Nüüd sa jagad meiega oma lugu. No, ei, aga ma ei võta ju mingi kaklusnõu tüübid, kes lamab veriselt maas. Ta on seal mingi kraavis, mingi, ometi peaks käed üleval hoidma. See on teistsugune enesekindlus. See ta veel rääkis ka. Ta ütles, vaata selle nõgusa selja kohta, vaata. Ta ütles, vaata nagu lihtsalt mingi, vaata, mul on nii suured kõulihased. Ma pidin need nagu avama. Et üldse saaks Heimlichi teha. Nüüd teate. Selle suhtumise, sa ei saa kunagi kaotada. Oleks minul ka mingit siukest kiivikat sees. Mul on nii palju momente, kus ma oleks võinud olla nagu Ott. Näiteks, kui ma olin lasteaias, siis ma mäletan lõunauinaku ajal, ma kusesin nagu pidžaamat täis. Väga piinlik oli. Nagu haigelt piinlik. Oleks ma teadnud, vaata. Ma saan lihtsalt vaadata nagu oma rühmakaaslastele otsa. Ja oma kasvatajatele. Ja olla lihtsalt nagu mingi, mida siin praegu nägite? Oli see, et ma võtsin oma pidžaamadest maksimumi. Me võtame neid niikuinii seljast ära. Mis pesab puhtaks, mul täiesti pohhu. Sama kui teete WC järjekorras. Saad aru, mul on juba käidud, ma olen juba väljas. Ma juba liigun. Tegelikult see on kõige gängstam asi, mis ta teha saad. Lihtsalt kused täis ennast, saad lihtsalt nagu need riidud on valmis. Haige, no seda ma tahaks nüüd lihtsalt näha, kuidas Kiivikas nagu iga päeva elus opereerib. Siukse enesekindlusega nalja teid. Mõtle, Kiivikas läheb ujuma. Tuleb siia, Tallinnas on see Kalev Spa. Võib-olla sitt näide tegelikult. See on päris suur bassein. Äkki eksib ära. Mõtle, Kiivikas hüppab sinna basseini sisse, siis käib see, tead see... Oota. Ülioluline. Osa sellest naljast. Oota. Ma mõtlen praegu, mida Kiivikas teeks. Ei annaks all. Me teeme see nii kaua, kuni see tuleb. Pange kõik silmad kinni korda, pange kõik silmad kinni lihtsalt. Pange silmad kinni, okei, vähem pressure'it mulle, nii. Kujutage nüüd ette, Kiivikas hüppab. Ikka veel kukub. Kõrgelt hüppab. Siis mõtle, käib see...
Päästite mara, see ei olnud üks mu parimaid. Saad ma võin raha vahele panna, et ta ei uju ühte otsa ära seal. Nalja teil või? Nende kätega. Mõtle, mitu seda ta peab tegema. Nagu päriselt, kui sa nagu kujutad, tal on nii suured lihased ka, mõtle, kus kopsud peavad tööd tegema, lihtsalt pumpama lihastesse hapnikku. Lihtsalt, et ta saaks seda teha. Sa kohe, kui ta natukene ära väsib. Ta on nii tihke ka, vaata. Ta läheb nagu sandpomm põhja. Mõtle, oledki kalaspaas, näedki kiivikad basseini põhjas lihtsalt. Näost lilla lihtsalt, silmad paistes, suust enam mulje ei tule. Vetelpääst hüppab järele sinna, vaata. Toovad kiivika välja, vaata pinnale, siis hakkavad kopsust vett välja, pumpama, vaata, tuleb vett, vaata, tuleb jogurtit. Selle tüübi sees on hästi palju jogurtit. Tooge lusik. Kiivikas köhib viimase jogurti suust välja, vaata. Mida siin praegu nägite? Klassiline esmaabi. Keegi on mingi jau, sa oled 15 minti blacked out, kuidas sa üldse? Tal on enesekindlust ülegi, vaata, vaatab vetelpäästele otsa mingi, miks sa mulle järgi tulid? Ma suppasin. Vaata, vee peal ujuda on lihtne, aga mõtle, kui sa tatsid kogu vett endaga kaasad. Tull! Mõtle, kiivikas on Tallinn-Tartu peal. Tal on manuaalkastiga auto. Läheb mööda sõitu tegema. Ei viitsi käiku alla vahetada. Paneb vastu tuleb autoga laupa. Autol on kraavi, rusudeks vastu puud. Päästab meeskond tuleb kohale, hindavad olukorda. Vaatavad, issand. Me peame kiivika autost välja lõikama. 27 minutit mingi ketas lõikuritega lihtsalt. Saavad kiivika kätte, 2 nädalat koomas. Ta on lihtsalt seal tilgutite all mingi. Kõige parem on see, et me teeme täpselt, kuhu see läheb ka, vaata. See, kus ta teeb silma lahti, mida siin praegu nägite? Oli riskantne mööda sõit. Kiivikas läheb metsa jalutama. Mõtle, puuk hammustab teda. Saab niimoodi hästi ka, täpselt selja keskelt. Kiivikas on nagu oh-oh. Lihtsalt puuk saab ülirahulikult kõhu täis süüa. Imeb ennast seal selja peal nagu seljakotiks lihtsalt. Kiivikas ise on nagu mingi uus kavaks tööd. Selg kasvab. Ma näeb, see puuk on juba kohal siin. Puuk on kiivika seljas nagu teine kiivikas, vaata. Näeb välja nagu 2 kiivikat on üksteise otsas. Astub sealt turja pealt maha, mida siin praegu nägite? Vaata, nüüd on tema see tüüp. See on üks suur kõhutäis. Ma olen suht kindel, et kiivikas nagu kuuleb sellest naljast. Ma ainult terve juulikuu räägin seda. Kui ta hakkab mingit sitta ajama ka, et ei ole olnud seda lämbumist, vaata.
siis öelge talle, see oli Sparta nuudlis. Ta teab täpselt, mis juhtus. Sa arvad, mis ta tegi veel, ta läks pärast veel selle töötaja juurde, mingi noor väike tüdruk ütles, et ma olen varem ka siin näinud inimesi lämbumas sealiha kätte. Aga ei, tegelikult mul on siuke tunne, et kui Kivikas kuuleks sellest, siis talle nagu meeldiks, vaata. Tundub siuke lõbus tüüp, vaata, saaks naljast aru ja nii, vaata. Veits tundub isegi niuke, et ta tuleks kohale, vaata. Te peate publikus üli ettevaatlikud olema, vaata. Ruumis on vaat suht hämar, vaat äkki istute peale. Ta ütleb naisele, tule siia, siin košeti peal ruumi on. Need on tegelikult lihtsalt Oti õlad. Mõtle, kuulab selle nalja ära, vaata, siis tuleb lava peale, rebib mult mikrofoni käest ära, vaatab teie pool mingi, mida te praegu nägite? Kuulge, ma olen Roger Andres, suur aitäh, nautige suve tuuri. See on Roger Andres!